Öösel, mil ma magasin oma autost oma tütre maja ees, taipasin, et olin kasvatanud edukaid lapsi, kuid olin ebaõnnestunud nende kasvatamises lahkeks. Minu nimi on Evelyn Carter ja enamiku oma elust on inimesed seostanud mind kontrolli, täpsuse ja tulemustega. Ehitasin Portlandis, Oregoni osariigis, logistika- ja tarneahela konsultatsioonifirma nullist. Kõik algas kokkupandavast lauast, laenatud sülearvutist ja lubadusest, mille ma endale tegin pärast seda, kui mu abikaasa suri ootamatult 12 aastat tagasi. Kõik ütlesid, et firma kukub kokku ilma temata. Klientide vaikne lahkumine oli juba käimas. Konkurendid ootasid nagu röövlindud. Mina ei leinanud nii, nagu inimesed ootasid. Ma töötasin. Töö, mis sundis mu käsi värisema ja häälest kaduma, kuni läbirääkimised muutusid raskeks. Töö, sest 3 last jälgisid mind ja ma vajasin, et nad usuksid, et stabiilsus on endiselt võimalik. 30 aastat minu firma kasvas pidevalt. Mitte hiilgavalt, mitte kuulsalt, vaid usaldusväärselt. Ma lahendasin probleeme, millega teised firmad ei suutnud hakkama saada. Hoidsin tehaseid liikumas ja lepingud elus. Kui ma 60 sain, olin finantsiliselt kindel viisil, mida mu noorem mina ei oleks kunagi osanud ette kujutada. Majad olid tasutud, kontod terved, uksed avanesid, kui ma koputasin ja iga asi, mille ma olin ehitanud, iga pikk öö ja isiklik ohverdus, ütlesin endale, et see on minu laste jaoks. Minu vanim tütar Lauren elas kaunis kodus lakke Osvko ääres. Ta liikus mugavalt ringkondades, kus väljanägemine oli olulisem kui tõde. Viktor, mu keskne laps, kandis kohandatud ülikondi ja rääkis mõõdetud toonides, mis tekitasid inimestes usaldusväärsuse. Ta nõustas kirurge ja juhte, kes kunagi ei küsinud tema perest, vaid ainult tema kvalifikatsioonist. Ja siis oli veel Noah, mu noorim poeg. Noah valis töö avaliku kooli nõustajana. Ta elas lihtsalt, teenis tagasihoidlikult ja ei palunud kunagi minult abi, välja arvatud nõu küsides. Perekond ei öelnud seda valjusti, kuid ma tundsin vaikset pettumust, mis ümbritses tema valikuid, sealhulgas ka minu omi. Mina maksin kõike. Haridused, sissemaksed, hädaolukordade lahendamine. Ma ütlesin endale, et see on armastus. Kui probleem tekkis, lahendasin selle rahaga. Kui keegi vaevas, kõrvaldasin ma vaeva, selle asemel, et lasta neil seda tunda. Aja jooksul muutusin ma millegiks ohtlikuks, aru saamata. Ma muutusin asendamatuks ja see võimaldas kõigil lõpetada mind nähes inimesena. Mõistmine tuli vaikselt. Ühel tavalisel teisipäeval sain 3 kõnet. Lauren vajas raha, et tagada ärivõimalus. Viktor soovis lühiajalist laenu, et sujuvamalt professionaalset üleminekut teha. Mõlemad rääkisid kiiresti ja tõhusalt, nagu loeksid nad sisemistelt käsikirjadelt. Hiljem õhtul helistas Noah. Ta ei palunud midagi. Ta küsis, kas ma magan hästi. Ta rääkis õpilasest, kes pärast nädalaid vaikimist lõpuks klassis sõna võttis. Ta küsis, kas ma olin õhtusööki söönud. Istusin üksi oma kontoris kaua pärast seda, kui linnatuled süttisid, vaadates siluetti, millega ma enam ei tundnud end seotuna. Läbisin aastaid rahalisi ülekandeid oma lastele. Numbrid olid hämmastavad. Öö, mil kõik mu ümber muutus, algas vaikse rahutusega. Minu sees keerlesid mõtted, mis ei olnud seotud rahaga, vaid millegagi sügavamaga, mustriga, mis mind häiris. 2 last, kes ulatusid minu poole, kui nad midagi vajasid, üks neist, kes otsis mind, sest ma olin tema ema. Selles öös, mil nädalavahetus mind üllatas, murdis midagi mu südames. Kujutlesin tulevikku, kus mu tervis ei pea vastu, mu ressursid kaovad ja mu lapsed seisavad eemal, teadmata, mida teha minuga, kes enam ei suuda lahendusi pakkuda. See avatus tegi mulle selgeks, et ma ei tunne neid, kui turvavõrk, mille olin nende alla kudunud, enam ei toimi. Otsustasin midagi, mis mind kohutavalt ehmatas, ma kadusin. Mitte dramaatiliselt, mitte avalikult, vaid vaikselt. Eemaldasin raha, mõju ja identiteedi, millele nad toetusid. Muutusin kellekski, keda nad ei tunneks. Loksusin nende uste taga, mitte teenijana, vaid koormana. Veensin end, et see on test, ent sügaval sisimas oli see midagi enamat, viimane küsimus, mille ema küsib, kui kardab, et vastus võib haiget teha rohkem kui ebakindlus. Olin vaikinud oma plaanist, mitte assistendile ega lastele, isegi mitte neile, kes arvasid mind kõige paremini tundvat.
Ainuke, kellele ma rääkisin, oli mu advokaat Toomas Hail, vaikne mees, kes oli mu asju aastaid korraldanud, küsides kunagi tarbetuid küsimusi. Kui ütlesin, et soovin ajutiselt taanduda ja piirata juurdepääsu oma kontodele, vaatas ta mind pikalt, enne kui noogutas. Sa mõistad, et see võib halvasti lõppeda, ütles ta. Mõistan, et see on juba juhtunud, vastasin. 48 tunni jooksul eemaldasin kõik, mis mu elu defineeris, oma käe läbi. Otsustusõiguse andsin Toomasele. Lülitasin välja oma peamise telefoni ja lukustasin selle kirjutuslaua sahtlisse. Pakkisin kaasa vaid selle, mis ei tõmbaks tähelepanu, vahetusriided, teki ja veepudeli. Sisenesin vana kraamipoe ja ostsin ülikonna, millel oli kerge tolmu ja vana pesuvahendi lõhn. See oli liiga suur ja liiga õhuke talveks, aga see tegi mind kellegiks, kelle kohta inimesed ei küsiks küsimusi. Raskem osa oli minu kodu lahkumine. Seisin ukse juures kauem, kui oleksin pidanud, vaadates puhtaid pindu ja raamitavaid mälestusi, teades, et ei näe neid mõnda aega. Olin oodanud hirmu, kuid tundsin midagi, mis meenutas kergendust. Esmakordselt aastaid ei saanud keegi minult midagi küsida. Esimese öö veetsin oma autos, parkisin vaiksele tänavale, kaugele oma tavapärastest päevadest. Külm hilis mu luudesse kiiremini, kui olin arvanud. Ärkasin iga tunni tagant, veendudes, et keegi jälgib mind. Varahommikul aeglustas politseiauto mu auto lähedal, kuid sõitis edasi. Istusin üles, värisedes, äkki teades, kui habras olin ilma staatuse kaitseta. Teisel päeval hakkasin jalutama. Jalutasin, kuni mu jalad hakkasid valutama ja mu selg põletama. Inimesed möödusid minust märkamatult. Üks naine surus oma kotti tihedamalt, kui küsisin suuna kohta. Mees vältis silmsidet täielikult. Sain endale odava võileiva, seistes, sest istumine tundus nagu kaotuse tunnistamine. Õhtul jäin avalikku parklasse. Sadu läbi mu mantli õmbluste, leidsin end varjus ja mähkisin end tekki. Olin nagu unenäos, kus autotuled heitsid varjudele liikuvat valgust hallidele betoonseintele. Äkitselt lähenes mulle keskealine võõras, kelle silmad kandsid väsimuse jälgi. Ta ulatas mulle paberist termosest kohvi. Sa näed välja kui keegi, kellel oli varem kõik olemas, sosistas ta. Küsisin, mida ta selle all mõtles. Inimesed, kes valivad sellise testi, unustavad tavaliselt midagi, vastas ta. Sa ei pruugi meeldida sellele, mida sa õpid. Tõde ei tule alati koos parandamisega. Tema sõnad kandsin endas kaua pärast seda, kui ta lahkus. 3. päevaks valutas mu keha nii, et ei teadnud isegi, kus kohad valutama hakkasid. Mu käed olid külmast pragunenud. Kui vaatasin tumedasse aknasse, ehmusin enda peegeldusest, tundusin väiksem, vanem, peaaegu nähtamatu. Esmakordselt hilis mulle ligi kahtlus. Küsisin endalt, kas ma karistan end, mitte ei otsi selgust. Olin peaaegu valmis loobuma. Siis seisin nurgal ja mõtlesin, kas helistada Toomasele, lõpetada katse ning minna koju. Meenus, kuidas Lauren rääkis siis, kui tal midagi vaja oli, efektiivne ja emotsioonideta. Meenus Viktor, kes ka isiklikes olukordades riske kalkuleeris. Ja siis Noah, kes küsis, kas ma olin õhtusööki söönud. Otsustasin, et järjekord on oluline. Kõigepealt lähen Laurenile, siis Viktorile ja alles siis, kui mul ei jää enam jõudu teeselda, siis Noahile. Mitte seepärast, et ootasin temalt lahkust, vaid ma kartsin, kui palju see võiks haiget teha, kui ka tema mind tagasi tõukab. Laureni maja asus kõrge raudvärava taga naabruses, kus isegi kõnniteed nägid välja nagu poleeritud. Teadsin iga pöörde sellel teel peast. Olin seda sõitnud lugematuid kordi sünnipäevade, pühade ja kiiruste jaoks, et ära viia asju, mida ta vajas, kuid ei leidnud aega ise järele minna. Seekord parkisin mitme kvartali kaugusele ja jalutasin ülejäänud tee, mu käed sügavalt üle suurte varrukate peidus. Iga samm tundus raskem kui eelmine. Värav oli kinni. Loomulikult oli. Vajutasin uksekella, sõrm värises rohkem elevusest kui külmast. Pehme helin kõlas, millele järgnes vaikus. Siis kostus Laureni hääl kõlarist, lühike ja hajevil. Jah, ütles ta ja see kõlas nagu võõra jutt. Ei soojust, ei tunnustamist, ainult kannatamatu ootus. Len, ütlesin ma, see olen mina, su ema. Seal oli paus, mis oli piisavalt pikk, et lootus võiks süttida, kuid hakkas siis hääbuma.
Värav sumises ja avanes just nii palju, et inimene saaks läbi libiseda. Tõukasin seda õrnalt ja astusin mööda pikka kiviteed, mille eest olin aastaid tagasi raha andnud. Kui esikuks avanes, ei astunud Lauren välja. Ta seisis uksel, üks käsi ukseraamil, justkui blokeerides sissetungi. Ta nägi välja laitmatult hoolitsetud, juuksed stiilselt korraldatud, kamps on perfektne. Kõik temas väljendas mugavust ja kontrolli. Tema pilk liikus minust aeglaselt, alates mu kingadest kuni mantlini, peatudes mu õlavarre juures, vältides mu nägu. Mida sa siin teed, ema, küsis ta, häält alandades. Rääkisin talle loo, mida olin harjutanud. Olin kaotanud kõik. Äri oli kokku kukkunud, mul polnud kuhugi minna ja ma palusin lihtsalt ühte ööd või kahte, et leida endale uus suund. Ta ei katkenud mind. Ta ei lohutanud mind. Ta heitis pilgu üle õla maja sisemusse ja seejärel tagasi tänavale. Tundsin seda pilku kohe ära, see oli nagu keegi, kes kaalub, kui palju ta end avab. See ei ole hea aeg, ütles ta lõpuks. Meil on hiljem külalised tulemas. Nood sõnad jäid mu südamesse kumisema. Notsisin ja vastasin, et saan aru. Rääkisin, et saan magada kus iganes, diivanil, garaažis ja lahkun varakult. Keegi ei teaks, et ma seal olen. Tema näos märkasin pinget. Emme, sa ei saa siin olla. Inimesed räägivad. Sa tead, kuidas see naabruskond on ja ausalt öeldes ei ole see stress hea ei sulle ega meile. Meile. See sõna kõlas nagu rusikas mu südames. Ta nihutas kaalu ja ristis käed, nagu lootes end kaitsta. Nägin, kuidas ärritus vilksatas tema näos, kuid see varjati kiiresti murega. Sellistes olukordades on ressursse, jätkas ta. Varjupaigad, organisatsioonid, ma saan aidata sul leida numbreid, kuhu helistada. Palusin tal vaadata mind. Ta ei teinud seda. Tuletasin meelde asju, mida polnud kunagi varem kasutama hakanud. Koolituskulud, sissemakse, ööd, mil olin ärkvel oodates, et ta turvaliselt koju jõuaks, puhkused, turvalisus, mida olin püüdnud talle anda. Tema silmad muutusid kõvaks. See oli sinu valik, ütles ta vaikselt. Sa tegid alati asju omamoodi. Sa ei saa oodata, et ma oma elu ümber korraldaksin, kuna sa tegid vea. Viga. See on see, milleks mu meelheide oli saanud. Tundsin, kuidas mu rinnus midagi muutus, nagu väike rebenemine, mida ei osanud nimetada. Palusin tal taas, et lubaks mul jääda vähemalt üheks ööks. Ta raputas pead. Mul on kahju, emme. Tõeliselt on, kuid see ei tohi muutuda olukorraks. Uks sulgus aeglaselt ja põhjendatult. Luku klõpsamine kõlas nagu viimane hääl. Seisin seal kauem, kui oleksin pidanud, vaadates puidutekstuuri, mida olin kunagi imetlenud, kui maja oli uus. Kui lõpuks ära pöörasin, ei tundnud ma viha. Tundsin leina. Mitte mugavuse pärast, mida olin kaotanud, vaid tütre pärast, keda ma enam ei tundnud. Victori maja oli täiesti erinev Laurensi omast. Kui Laurensi kodu kiirus elegantsi ja kuuluvust, siis Victori oma näitas distantse ja efektiivsust. Klaas, teras, teravad jooned. See nägi välja vähem kui elukoht ja rohkem kui avaldus, mida oli mõeldud imetlemiseks väljastpoolt. Seisin kõnniteel mitu sekundit, enne kui astusin ukse poole, rahustades oma hingamist ja valmistudes vastuseks, mis mind seal ootas. Kui helistasin uksekellale, avanes uks peaaegu kohe. Victor vaatas mind, nagu püüaks ta lahendada mõistatust, mis ei sobinud ühtegi tuttavasse kategooriasse. Tema silmad kitsenesid, skaneerides mu mantlit, kingi ja kehahoiakut. Emme, ütles ta lõpuks. Mis sinuga juhtus? Lühikeseks hetkeks lõi lootus taas leegitsema. Tema hääles oli üllatust, võib-olla isegi muret. Ta astus kõrvale, tegi märku, et ma siseneksin kiiresti ja sulges ukse ettevaatlikult, justkui varjates mind, mitte tervitades. Seisin esikus, teadmata, kas astuda edasi või jääda paigale. Ruumi lõhn oli kergelt desinfitseeriv ja kallis parfüüm, kõik oli laitmatus korras. Istu, ütles ta, viidates hägusesse suunda ukse lähedal asuvale pingile. Istusin. Räägi, mis toimub. Ja rääkisin talle oma loo, kokkuvarisemisest, kaotustest, öödest, mil ei olnud kohta, kus pead toetada. Hoidsin oma häält rahulikuna, kuigi käed värisesid. Victor kuulas, käed ristis, tema kaal liikus ühest jalast teisele.
Nägin peaaegu, kuidas tema silmade taga arvutused käisid. Kui olin lõpetanud, hingas ta aeglaselt välja. See on keeruline, ütles ta. Mul on kohustused, kannatlikkus, partnerid. Ma ei saa lubada, et selline asi muutub nähtavaks. Nähtav. See sõna kajas mu mõtetes. Rääkisin talle, et vajan vaid kohta, kus ööbida. Lubasin, et lahkun hommikul, enne kui päike tõuseb. Ta raputas pead. See ei ole realistlik. Inimesed märkavad asju ja ma pean kaitsma oma professionaalset mainet. Sa mõistad, kuidas neid olukordi võib valesti tõlgendada. Ta ulatas oma jakist rahakoti. See oli elegantne ja kallis, selline, mis tegi avalduse isegi suletuna. Ta luges hoolikalt mõned rahatähed ja hoidis need minu suunas, samas astumata lähemale. Võta see. Mine kuskile sooja. Puhasta end. Kui oled paremas olukorras, saame rääkida võimalustest. Vaatasin raha, mis tundus raskem, kui see peaks olema. Sa tahad, et ma lahkuksin, küsisin. Ma tahan sind aidata viisil, mis on mõistlik, vastas ta. See on parim, mida praegu teha saan. Küsisin, kas ta mäletab, kuidas ta oma litsentsieksameid õppis minu köögilaual. Kas ta mäletab öid, mil tõin talle süüa, kui ta unustas süüa. Kuidas ta kartis läbi kukkuda ja ma ütlesin, et leiame koos lahenduse, ükskõik mis. Tema lõualihased pinges. See oli teistsugune, ütles ta. Sa töötasid millegi nimel. See tundub tagasiminekuna, nagu vajav ema oleks takistus ajajoont. Ta pani käe mu õlale ja juhtis mind ukse suunas. See žest oli õrn, peaaegu et lavastatud. Mul on homme varajane koosolek, ütles ta. Pean keskenduma. Palun mõista. Kui ta ukse avas, märkasin, et tema teises käes oli telefon, mille kaamera objektiiv vilksatas hetkeks. Ma ei mõelnud sellele siis palju. Olin liiga keskendunud külmale õhule, mis sisse voolas, ja rahade kaalule, mis endiselt oli mu käes. Uks sulgus mu taga enne, kui jõudsin kõnnitee lõppu. Seisin hetkeks verandal, kuuldes vaikust. Seejärel voltisin raha kokku ja panin selle sügavale taskusse, mitte abina, vaid tõendina. 2 ust sulgus, üks jäi avatuks. Ja äkitselt ei olnud ma enam kindel, kas tahan sellele üldse koputada. Ootasin kauem, kui oleks pidanud, enne kui läksin noa juurde. Karta, mida ma ei olnud otsinud, oli nüüd mind tabanud. 2 ust olid juba kinni läinud ja kui 3. sama teeks, ei teadnud ma, mis minust jääks. Noah elas Salemi äärelinnas, kus vanad majad kaldusid veidi ning aedu hooldasid seal elavad inimesed, mitte palgatud töötajad. Parkisin tänava lõppu ja kõndisin ülejäänud tee, mu hingamine oli pinnapealne ja rind pingul. Tema maja oli väike, ühekorruseline, heledate seintega, mis olid juba paremad päevad selja taha jätnud. Latern verandal põles ja see valgus üksi peaaegu sundis mind minema keerama. Koputasin uksele, mis avanes peaaegu kohe. Ema, kostis Noahi hääl, mis murdus sõnal. Ta ei kõhelnud, ei vaadanud tänavale ega esitanud küsimusi. Ta astus sammu edasi ja võttis mind embusesse, enne kui ma midagi öelda jõudsin. Tundsin tema käsi seljal, stabiilsed ja soojad, ning kuskil minus murdus midagi valla. Lili ilmus tema saadi taha, ulatudes juba mu käe poole. Tule sisse, ütles ta pehmelt. Sa oled külm. Soojus tabas mind korraga. Supp, puhas pesu, midagi küpsetamas, see lõhnas nagu turvalisus. Noah juhatas mind diivanile. Lili kadus koridori ja naasis teki ning kükitas, et aidata mul jalanõusid jalast võtta. Räägi meile, mis juhtus, ütles Noah madalal, kuid kiirusel häälel. Rääkisin neile. Hoidsin asja lihtsana. Ütlesin, et olin kaotanud kõik, et olin maganud oma autos ja et ei teadnud, mida edasi teha. Noahi silmad täitusid pisaratega. Ta ei katkestanud mind. Lili istus mu kõrvale, käsi õrnalt mu käe peal. Kui ma lõpetasin, tõusis Noah püsti. Sa jääd siia, ütles ta. Arutelu pole. Meil pole palju, lisas Lili, vaadates mulle silma. Aga meil on piisavalt, protesteerisin nõrgalt. Ütlesin, et neil ei ole ruumi, et ma magaks põrandal. Lili raputas pead. Sa võtad voodi, ütles ta. Meie saame siinses toas hakkama. Nad liikusid vaikselt ja tõhusalt. Lili pani vee keema.
Noah tõi puhtad riided, mõned tema omad ja mõned tema omad. Mitte midagi ei sobinud. Mitte midagi ei olnud kallis. Kõik pakuti ilma kõhkluseta. Pärast duši istusin nende väikese laua taga ja sõin suppi, mis maitses paremini, kui ma suutsin meenutada. Nad rääkisid oma päevast, õpilastest, katuselekkest, mille jaoks nad raha kogusid. Nad rääkisid minuga, nagu kuuluksin sinna. Ühel õhtul, kui nad arvasid, et ma olen magamas, kuulsin neid köögis. Me leiame lahenduse, sosistas Noah. Ma võin pensionifondi peatada. Karistused on, aga me saame hakkama. Lili vaikis hetkeks. Raha saab taastuda, ütles ta. Inimestel ei ole alati sellist võimalust. Sulgesin silmad ja lasin pisaratel vaikselt voolata. Sel hetkel mõistsin midagi, mida olin aastaid vältinud. Armastus ei oota, kuni see on mugav. See ei nõua garantiisid. See tegutseb isegi siis, kui see maksab. Nad magasid sellel ööl põrandal. Mina lebasin nende voodis, vaadates lakke, ületatud tõe tõttu, mida ei saanud enam eitada. Olin tulnud vastuseid otsima. Leidsin armu. Ärkasin enne koitu tundega, millele ei osanud nime anda. See ei olnud süütunne, ei olnud ka hirm. See oli vaikne kindel teadmine, et midagi on juba mu kontrolli alt väljunud. Kui sisenesin kööki, oli Lili juba ärkvel. Ta seisis akna ääres, hoides käes tassi ja vaadates tänavale, justkui oodates midagi. Kui ta minu poole pöördus, oli tema ilmes hellus, kuid ka otsiv pilk. Sa ei ole palju maganud, ütles ta. Sa ka mitte, vastasin mina. Ta noogutas, kuid üllatas mind küsimusega, milleks ma ei olnud valmis. Kas ma tohin sulle ausalt küsida midagi? Vastasin jaatavalt. Sa ei näe välja nagu keegi, kes on ööga kõik kaotanud, ütles ta. Sinu hirm on tõeline. Sinu väsimus on tõeline, kuid sinu loos on lünki. Mu rind langes raskemaks. Ta ei kõlanud süüdistavalt, vaid pigem tähelepanelikult. Ma ei vastanud kohe. Ta jätkas vaikselt, kuidas sa räägid, kuidas sa kuulad, kuidas sa vaikust kannad. Ma näen neid asju iga päev oma töös. Sa ei ole hooletu. Sa ei ole impulsiivne. Ja sa ei paista segaduses. Sa paistad sihikindel. Küsisin, miks ta varem midagi ei öelnud. Sest see ei olnud oluline, vastas ta. Mis iganes tõde see ka ei oleks, sa ilmusid abivajajana. See oli meie jaoks kõige olulisem. Tema sõnad kandsid rohkem kaalu, kui ükski süüdistus oleks võinud. Hiljem hommikul lahkus Noah varakult tööle. Lili astus välja lühikese koristustöö jaoks, mille ta oli paar kuud tagasi vastu võtnud ja kunagi ei kaebanud. Olin esmakordselt üksi majas, kui mu telefon vibras. Olin hoianud oma kotis ühte hädaolukorra telefoninumbrit peidus. Ainult Thomas teadis sellest. Kui vastasin, oli tema hääl pinges. Meil on olukord, Evelyn. Ta rääkis mulle salvestisest. Viktor ei olnud tahtnud, et see leviks, vähemalt mitte avalikult. Ta oli saatnud lühikese klipi privaatsele professionaalsele foorumile, paludes nõu, kuidas käituda pereliikmega, kes näitab stabiilsuse märke. Mu nägu oli osaliselt nähtav, mu hääl äratuntav. Diskussiooni toon muutus kiiresti julmaks. Tundide jooksul oli klipp foorumist lahkunud. Enne kui Thomas mulle helistas, oli see jagatud juba 10 kordi kohalikus ringkonnas. Inimesed spekuleerisid, mõned naersid, teised kahtlesid mu suutlikkuses. Mõned tundsid mind ära. Tundsin, kuidas õhk mu kopsudest väljus. See ei olnud enam privaatne proovikivi. See muutus avalikuks häbistamiseks. Thomas küsis, kus ma olen, ja ütlesin talle. Jõudis paus. See võib olla kõige turvalisem koht, kus sa praegu olla saad, ütles ta. Aga sa pead otsustama, kuidas see lõpeb. Kui sa ootad, kirjutatakse narratiiv ilma sinuta. Panin kõne maha ja istusin vaikselt. Kui Lili tagasi tuli, rääkisin talle kõik. Ta kuulas mind katkestamata. Kui lõpetasin, ei olnud ta šokeeritud, vaid kurb. Ta kaitses ennast, ütles ta. See ei õigusta seda, kuid see seletab seda. Küsisin temalt, kas ta on vihane tema üle. Jah, ütles ta, aga sinu üle. Ei, sa testisid armastust, sest kartsid, et ei leia seda. See hirm ei tee sind julmaks. See teeb sind inimeseks. Hingetõmme.
aga sa ei saa enam varjata, ütlesin ma, kui mõtted mind üle ujutama hakkasid. Olgu, tõde oli paljastatud palju rohkem, kui ma kunagi olin plaaninud. See ei näidanud ainult minu lapsi, vaid ka seda, kuidas võim suudab empaatiat moonutada, kui see jääb kontrollimata. Nüüd pidi tõde välja tulema enne, kui vale mind täielikult neelaks. Helistasin Thomasele tagasi. On aeg, ütlesin. Too kõik, kuid mitte karistamiseks, vaid silmitsi seismiseks. Kui lõpetasin kõne, pani Lili oma käe minu käe peale. Mis iganes edasi juhtub, ütles ta, sa ei ole üksi. Esmakordselt pärast seda kõike uskusin ma seda. Ja kuskil sügaval sees teadsin, et tegelik kokkulepe oli alles alanud. Nad saabusid eraldi, nagu ma ootasin. Esiteks keerutas Laureni auto tänavale, liiga läikiv meie naabruskonna jaoks, aeglustades, justkui ei oleks kindel, kas see siia kuulub. Viktor järgnes paar minutit hiljem, parkides ettevaatlikult kaugemale. Vaatasin aknast, kuidas nad välja astusid. Mõlemad olid riietatud kontrolli, mitte mugavuse nimel. Lauren kohendas oma mantlit, Viktor kontrollis oma telefoni. Ükski neist ei vaadanud maja poole sooja pilguga. Nad nägid välja ärritunud. Kahtlustavad. Kui Noah ukse avas, ei olnud Laureni esimesed sõnad tere. Miks me siin oleme, küsis ta. Mis see kõik on? Viktor skaneeris ruumi, tema pilk maandus esmalt Thomasel, siis laual laiali laotatud dokumendil, lõpuks minul. Tema nägu pinguldus. Ema, ütles ta ettevaatlikult. Mis toimub? Ma ei kutsunud neid istuma. Seisin lilikampsunis, mu juuksed veel stiilita, käed rahulikud, nagu nad ei olnud päevade kaupa. 3 ööd tagasi koputasin ma teie uksele, ütlesin. Ma ütlesin, et olen kaotanud kõik. Palusin varjupaika. Lauren avas kohe oma suu. Ma ei teadnud, et see tõeliselt sina oled, ütles ta kiiresti. Sa nägid ebastabiilne välja. Igaüks oleks ettevaatlik olnud. Viktor ei rääkinud. Tema lõug oli jäik. Tema silmad vältisid minu omi. Sa tead, et see olin mina, ütlesin talle. Sa lihtsalt otsustasid, et olen ebamugav. Sel hetkel astus Thomas sammu edasi, tema hääl rahulik ja täpne. Selguse huvides, ütles ta, Evelyn Carter ei kaotanud oma äri. Tema varad ei olnud kunagi ohus. See oli kontrollitud puudumine. Vastusedes tajutud kaotuse korral. Laureni nägu kaotas värvi. Test, kordas ta. Sa testisid meid, parandas ta mind. Ma testisin, kas te näete mind oma emana ilma rahakaitseta. Toas valitses vaikus. Viktor rääkis järgmisena, tema toon oli kaitsev. See on manipuleeriv. Sa panid meid võimatutesse olukordadesse. Ei, ütlesin. Ma panin teid ausasse. Thomas pani lauale tahvelarvuti ja puudutas ekraani. Video mängis vaikselt. Lühike klipp. Mina seisin Viktori esikus, tema hääl rahulik, kauge, telefon käes selgelt nähtav. Lauren pöördus tema poole. Sa salvestasid ta? Viktor vaatas ära. Mul oli vaja dokumentatsiooni, ütles ta. Kui see eskaleeruks, kui su ema hakkaks probleemiks, ütles Lili vaikselt. Just sel hetkel toimus midagi. Lili astus edasi. Ei olnud vihane, ei olnud valju. Ma teadsin, et midagi on valesti, kui ta saabus, ütles ta. Tõde oli mulle juba enne rääkimist selge, kuid me avasime ukse ikkagi, sest abi vajamine ei peaks kunagi sõltuma meie väärtusest. Lauren vaatas temasse, otsides sõnu, mis tooksid tasakaalu, kontrolli ja eelise. Kuid sõnu ei tulnud. Siis rääkis Noah, tema hääl värisemas, kuid samas kindel. Ma veetsin aastaid, arvates, et olen pettumus, see, kes ei vasta pere ootustele. Aga kui ema ilmnes hirmunult ja külmana, siis ainus standard, mis loeb, on see, kas me armastame teda piisavalt, et tegutseda. Laureni silmad täitusid pisaratega. Ma kartsin, ütles ta. Ma ei tahtnud, et inimesed näevad teda sellisena. See ongi probleem, vastasin mina. Sa kaitsesid oma mainet, mitte oma ema. Thomas köhatas. Evelyn oli algselt plaaninud täna oma pärandusdokumente muuta, et Lauren ja Viktor täielikult välja jätta. Lauren ahetas. Viktor tõstis lõpuks pilgu, hirm tema näos murdes tema rahu. Aga ta on valinud teistsuguse tee, jätkas Thomas.
pärand on külmutatud. Tingimuslik. Tingimuslik. Kuidas, küsis Viktor. Vastutuse, vastasin ma, räägin teraapiast, teenusest, ajast, tõelisest pingutusest, mitte vabandustest, mis on öeldud kaotuse hirmust. Lauren noogutas kiiresti. Me teeme seda. Kõike. Vaatasin teda pikalt. Muudatused ei tõestata hetkedes nagu need, ütlesin. Need tõestatakse vaiksetes kuudes pärast, kui keegi ei vaata. Pöördusin Noahi ja Lili poole. See, mida te mulle andsite, ei olnud varjupaik, ütlesin. See oli väärikus ja ma kavatsen seda nüüd austada. Thomas ulatas Noahele kausta. Seal olid dokumendid, mis kirjeldasid uut algatust, kogukonnaprogrammi, mille rahastas minu firma ja mis keskendus üleminekutoetusele ja nõustamisteenustele. Noah ja Lili olid nimekirjas kaastegevate direktorite seas. See ei ole raha mugavuse jaoks, ütlesin. Ressursid eesmärgi nimel. Noah vaatas pabereid, ülekoormatud. Sa ei pea meile seda, ütles Lili vaikselt. Ma tean, vastasin ma, seepärast ma seda annan. Lauren ja Viktor seisisid külmalt, vaadates, kuidas midagi muutus, mida raha ei saanud kohe tagasi nõuda. Arvete klaarimine ei olnud valjuhäälne. See oli lõplik. Pärast nende lahkumist tundus maja teistsugune, mitte vaiksem, vaid kergem. Noah istus mu kõrvale diivanile, väsimus paistmas tema kehakeelest. Lili liikus köögis ringi, pestes tasse, mida ei olnud vaja pesta, andes kõigile ruumi hingamiseks. Väljas naasis tänav oma tavapärasesse rütmi, teadmata, et nende seinte vahel oli midagi fundamentaalset muutunud. Viibisin veel ühe öö, mitte seetõttu, et mul enam varjupaika vaja oleks, vaid et mäletada, kuidas on kuuluda ilma tingimusteta. Järgmisel hommikul, kui päikesevalgus filtreerus läbi õhukeste kardinate, taipasin, et proov ei olnud kunagi tõeliselt seotud minu lastega. See oli seotud minuga, väärtustega, mida ma premeerisin, vaikustega, mida ma lubasin, ning sellega, kuidas ma seostasin edu mugavusega ja segasin heldust armastusega. Lauren ja Viktor ei saanud selliseks, nagu nad on, juhuslikult. Nad said selliseks, sest ma õpetasin neile, et raha lahendab kõik. Et välimus on oluline, et ebamugavust tuleks alati vältida. Noah ja Lili olid õppinud elutunde, mis jäi neile sügavale hinge. Kuid Noah avastas midagi enamat, midagi, mis ei tulnud mu õpetusest, vaid tema enda valikust kuulata vaiksemat häält, seda, mis räägib siis, kui kedagi ei ole läheduses. Lili aga muutus peegliks, millest ma ei teadnud, et mul on vaja. Ta nägi tõde enne, kui see sõnadesse pandi ja valis kaastunde, mitte sellepärast, et oodata midagi vastutasuks, vaid lihtsalt sellepärast, et see on tema loomuses. Sellel nädalal ei kaotanud ma oma peret, vaid leidsin selle. Õppisin, et armastus, mis avaldub raskustes, on ainus armastus, mis tõeliselt loeb. Lahkus, mis ootab õigete aegade saabumist, ei ole lahkus üldse. Ja pärand, mida me jätame, ei seisne mitte selles, mida me maha jätame, vaid selles, keda me kaitseme, kui meid on võimust ilma jäetud. Otsisin vastuseid, olles naine, kellel ei olnud midagi. Kuid see, mida avastasin, osutus väärtuslikumaks kui kõik, mis mul oli. 5 õppetundi jäid minuga, rikkus paljastab väärtused, aga kaotus paljastab iseloomu. Armastus, mis ootab kindlust, ei ole armastus. Lapsed saavad selliseks, mida me premeerime, mitte selliseks, mida me räägime. Lahkus, mis antakse ilma pealtnägijateta, on puhtaim vorm. Ja pere ei ole see, kes vajab sind siis, kui oled tugev, vaid see, kes jääb, kui sa seda ei ole. Aitäh, et kuulasite seda tõelist lugu. Millise õppetunni teie sellest kaasa võtsite? Millisest linnast või osariigist te täna seda vaatate? Kui see lugu liikus teid, palun andke videole meeldimist, jagage seda kellegagi, kes peab seda kuulma ja jätke oma mõtted kommentaaridesse.